oli koolis siis muusika tavaliselt umbes 3, vahepeal oli 4, kui ma õpetajale armsalt naeratasin. Rütmidiktaat ma ei saanud aru, mis asi on. Noodid, 0, mitte midagi. Sul on ka hea näide, näiteks house muusikas on see, et on kick, clap, kick, clap. Kris tegi vastupidi. Clap, kick, kõige esimene lugu, isegi kõige lihtsam asi läks tagurpidi, aga enda arust oli mega hea. Noh, siin ta on. Ja seda ma räägin. Me olime nomineeritud aasta elektroonilise muusikaalbumil ja aasta debüütalbumil ja võitsime nendest aasta elektroonilise albumi tiitli. Tore ka Eestimaal olla tunnustatud ja loodetavasti nüüd inimesed teavad, et me oleme eestlased. See on täpselt siuke asi, et nüüd vanaemad, okei, saite selle laulu, vaata teete selle... Siuke reputatsioonipunkt. Ikka tublid oled, õiget asju teete, enne oli ikka see, et no mine ikka ülikooli õppima. Lõpus tahaks tänada oma elukaasast Mariat ja meie 2 kassi, Tšupit ja Melsonit. Üritus ise oli juba väga ägedalt kokku pandud ja see, et orkestriga üldse koos midagi teha, see oli siuke minu jaoks vähemalt täielik bucket list item. Mul nagu inspiratsioon hakkas kohe hullult lendama ja ma 2 päevaga panin kokku demo orkestrile, kus ma kirjutasin välja partiid kõikidele erinevatele orkestri pilligruppidele, tegin vist eraldi 2 viiuligrupile ja violale ka nagu siuksed erinevad osad, mis komplementeeriks üksteist, et seal oli lõpuks mingi 8-9 layerit noote oli välja kirjutatud kõikidele erinevatele pilligruppidele. Äge asi on see, et meil seesama UNSO orkester pakkus võimalust teha augustis nüüd Saku mõisas kogu albumit ka orkestri saatelt. Ma arvan, et see tuleb midagi väga, väga ägedat ja omapärast, et meil on mingid nädalad, kus me nagu peaaegu elame stuudios. Kõige nagu retsim periood oli mingisugune 4-5 aastat tagasi, kui me olime selles sama Downtown stuudio köögiruumide seal. Ja see oli just siis, kui me olime hakanud Hugoga koos mussi tegema ja see oli nagu reaalselt uus nagu lõbus, nagu sünergia tekib inimesega, nii motivatsioon on nii kõrge ja siis me olime vist 5 ööpäeva olime stuudios. Ehitasin mingitest kardinatest ja euroalustest omale voodi sinna ja vahetustega magasime seal. Siis keegi jälle hakkas mingit biiti tegema, vahepeal märkisin selle peale üles, et Hugo teeb klappidega mussi ja siis ta nagu liigutab ja õtsutab ja siis see taal kriukseb nii rõvedalt, et sa oled mingi, mis toimub. Ma arvan, see kitarril on 2 aastat hääles on. Üllatavalt, et kogu albumi tegime sellega. Mis ma olen 11 aastat teinud muusikat ja ikka on huvitav, leiad ikka uusi huvitavaid asju. Mõtle, sul on nagu endless sandbox mode, lihtsalt sa võid ükskõik mida luua. No sa teed selle projekti lahti ja sa hakkad nullist tegema, sa võid ükskõik mida teha, iga kord tuleb nagu täiesti mingi omamoodi asi ja nagu... Iga kord tuleb hulle. Ma ei tea, kusjuures pärast nagu 11 aastat tegemist on küll see, et nagu see... Ja, mõtled kergemaks läheb. Ja nagu see ratio, millega sa häid laule teed, läheb nii kõrgeks juba, et sul on nagu... lust on kirjutada sellest muusikat, pigem iga päevaga läheb see inspiratsioon suuremaks. Muidu on raske eriala, väga kaua läheb üldiselt aega enne, kui see muutub ära elatavaks ja tasuvaks. Seda ei tohiks kunagi tööna vaadata. Ja siis, kui sa hakkad seda tööna vaatama ja veel eriti liiga vara, siis sa hakkad tegema valesid kompromisse, mis võtab muusikast hinge ära ja siis sa lihtsalt tulistad endale jalga ja õhtu lõpuks lihtsalt käid mööda oravaratast ja jõua kuuri. Kellega maailma artistidest te tahaksite koostööd teha? Bloom oleks kindlasti päris äge. Tal on nagu siuke alati ka väga omanäoline lahendus ja ta meloodiad on täpselt siuksed, et ta ei jää nagu kuhugi raamidesse kinni. See nagu tabab sind ootamatult, aga on alati hästi magus ja kõrvale meelde. Kõik reeglivihkajad on jah toredad nagu mingi Skrillex, Bloom, ma ei tea, kes siin veel on, James Blake oleks mega tulnud. I killed it, it's murder. Ükskord Alan Walker mängis. Tomorrowlandi main stage'il mängis Berserkerit. Peale pidu nägime seda videot, tulime apteegist äkki mängimast. Ei, me olime kuskil mujal Pärnus, me käisime apteegist pärast lõõgastumas. Ja siis näed seda videot niimoodi, et mingisugune reaalselt peaaegu mingi 50-100 000 inimest reiuvad sinu loo järgis. Me oleme siin Pärnus siis. Normaalne. Suve võiks kindlasti kasutada väga taktikaliselt ära ja teha nii palju esinemised, kui vähegi torust tuleb, sest et kunagi ei tea, kuidas nende reeglite asjadega on. Meil uuesti piirangud peale tulevad. Ma vaatasin üle, et meil on 35 lugu hetkel, mis on sellised, et potentsiaalsed nagu lood, mida me tahaks välja panna.
et seda 35. See list ei ole vist kunagi elus nii nagu suur olnud, et reaalselt saaks 3 albumit põhimõtteliselt teha. Kusjuures meil tuleb 18. veebruar tuleb välja lugu Shiraga ja samamoodi nagu me albumil tegime, et veits võtad nagu laulad oma komfortsoonist välja ja paned teist stiili laulma, ta teeb isegi nagu mingi Billie Eilishi veits, mingi siukse räppi, mingi stiili, rocki, aga nagu selle tümsukale põhjale, et see on ka täitsa lahe kooslus. Cut!